Kas soovid šokolaadi? Aitäh! 9 inimesel 10 maailmas on magusaisu šokolaadi järele. Mu ema ütles alati, et elu on nagu šokolaadikarp. Sa ei tea kunagi, mida saad. Siiski. Kakao seisab silmitsi väljasuremisohuga. Aastaks 2050 on kliimamuutuste tõttu üle 50% kakaopõldudest tootmiseks kõlbmatud. Kuigi see 5000 aastavanune uba pärineb Amazonase vihmametsadest ja hõimud nimetasid seda jumalate toiduks, toodab tänapäeval Lääne-Aafrika umbes 80% maailma kakaost. Vihmametsad kuivavad murettekitava kiirusega ning pikk ja väsitav transportimise ja töötlemise protsess jätab tarbijatele mõru maiguu suhu. Probleem tänapäevases kasvatamises seisneb selles, et paljud head omadused lahjendatakse kakaoba töötlemise käigus. See kaotab tõesti palju neist bioaktiivsetest ainetest. Innovatiivne Iisraeli idufirma Kokomoto püüab kakaoba taaselustada, samal ajal meie maitsemeeli võludes. Selle asemel, et kasvatada looduses kakaopuud 6 või 7 aastat ja lõpuks kasutada ainult uba, ütleme meie, et seda pole vaja teha. Me saame toota koha peal. Kokomoto tehast saab paigutada ükskõik kuhu maailmas väljaspool ekvaatorivööndit. Väga lähedale juba olemasolevatele tootmisettevõtetele. Turi on üks maailma suurimaid rakukultuuri platvorme. Me lihtsalt oskame rakke kasvatada. See on see, mida me oskame teha. Siin Haifas asuvas biotehnoloogia ettevõttes Pluri matkivad need bioreaktorid looduse keskkonnatingimusi. Ja see ongi nagu teadustund. Me paneme rakud sellesse harumasse ja siis toimub tegelikult toitainete perfusioon. Toitained on see, mida rakud vajavad, et süüa. Nagu nisu. Me toidame rakke selle spetsiaalse toitaine lahusega. Sama kehtib ka kohvi kohta. Coffeeshy on teine idufirma, kus see patenteeritud raku kasvatamise tehnoloogia jätkab sealt, kus loodus pooleli jääb. Meie protsess on jätkusuutlikkuse mõttes palju tõhusam võrreldes tavapõllumajandusega, kus on vaja tohutul hulgal vett. Muide, iga espresso, mida sa jood, nõuab 140 liitrit vett. Meie arendame lahendust, mis võimaldab toota kohvi viisil, mis välistab kõik need väljakutsed. Olemasolev pikk ja energiamahukas protsess kurneb ka meie rahakotte. See suurendas oluliselt nõudlust, üldist nõudlust kohvi järele. Ja pakkumise poolel on meil probleemid, mis muutuvad aina hullemaks. Nii et nõudlus kasvab, pakkumine väheneb. Kohv on tooraine, millega kaubeldakse börsil. Tegelikult on viimase 5 aasta jooksul näha tohutut hinnatõusu ning suurt volatiilsust. Nüüd võivad meie tassid iga 3 nädala tagant üle voolata. Ühe süsteemi kohta aastas suudame toota kohvi koguse, mis vastab enam kui 500 miljonile kohvitaimele. See on meie toode, see on rakupõhine, kuivatatud rakupõhine kohv. Mida te siin näete, on omamoodi pulbriline vorm. Kohvi röstimise ja valmistamise viisid on maitseasi ning tõestus peitub meie hommikuses kohvitassis. Jah, see lõhnab teistmoodi. Jaa. See on magusam lõhn. Õige. Mu nina töötab. Mis veelgi olulisem, see aitab vähendada meie planeedi süsiniku jalajälge. Üks küsimustest, mida meilt on küsitud, on see, kas teie tehnoloogia hakkab asendama tavapäraseid ja olemasolevaid kohvifarme, talunikke ja põllumajandust. Ja vastus on kindlasti ei.